Miks on tõusumärk meie hinge päris olemuse kirjeldus? Miks just tõusumärk kirjeldab meie olemust, meie hinge ja meie mineviku kogemust palju paremini kui päikesemärk? Tere armsad kuulajad, minu nimi on Margot, olen intuitiivne astroloog ja astroloogia õpetaja. Kas sa oled vahel mõelnud, milline on sinu hinge päris olemus ja milline on sinu hinge kogemus? Astroloogilises sünnikaardist on tõepoolest võimalik sellist infot välja lugeda. Ehk just nimelt sellist infot, milline hing sa siis päriselt oled. Ja selleks, et seda välja lugeda, meil on oluline vaadata sünnikaardis meie tõusumärki. See, milline hing sa oled oma päris olemuses ja milline on sinu kogemus ennem kui sa siia kehastud, hakkab tegelikult väga olulist rolli mängima selle elu valikutes ja otsustes, mida sa hakkad tegema. Ehk hinge olemuse täpseks kirjelduseks nüüd, selles mõttes väga täpseks kirjelduseks, tuleb kindlasti vaadata lisaks tõusumärgile ka seda, kus sul asub tõusumärgi valitsev planeet, millises majas, millised aspektid ta teeb ja lisaks ka sellele, millised planeedid on sul sattunud esimesse astroloogilisse majja. Nüüd see kogu kombinatsioon kõik on juba äärmiselt detailne ja seda on võimalik lahti seletada uurides personaalset sünnikaarti, seda ma kahjuks teile üldiselt jagada ei saa, kuid küll ma saan jagada teile väga olulist infot erinevate tõusumärkide kohta, ehk just nimelt selle kohta, millises sodiaagimärgis tõusumärgid võivad olla, sellepärast et teades juba oma tõusumärgi sodiaagimärki, sa saad väga olulise info kätte oma hinge olemuse kohta, hinge mineviku kogemuse kohta ja ka selle kohta, millele peaks siis selles elus tähelepanu pöörama. Ja arvestades veel asjaolu, et tõusumärgiga tuleb kaasa meile ka vari, mida me tahame selles elus kindlasti näha ja kõikidel on see olemas, ükskõik milline see tõusumärk siis on. Tõusumärk kirjeldab meie elus just seda osa meie enda kohta, mida me tegelikult ei näe. See on selline täiesti teadvustamata koht. Küll aga me tunneme seda ja me teame seda alateadlikult. Me lihtsalt ei ole sellest teadlik. Ja mis on veel huvitav, on see, et üldiselt meile ka ei meeldi need tõusumärgi omadused ja me ei tahaks neid kohe mitte kuidagi enda omaks pidada. Ja oma tee alguses me suure tõenäosusega eitame kogu seda osa, mis on seotud meile tõusumärgiga. Kuid niikaua, kui me seda eitame, on meie sees konflikt, meis ei ole seda rahu, me otsime midagi ja me isegi ei oska tihtipeale seletada, mida me siis otsime. Nüüd tõusumärgilt tuleb meie lugu. Ja igal hingel on oma lugu. Seni, kuni me ei ole seda lugu mõistnud ja aktsepteerinud, me ei tunne seda ära. Aga nagu ma ütlesin, siis teised võivad seda lugu näha ja teised võivad näha ka meie varju, sest meie lugu hakkab meile pidevalt märku andma. Nüüd ühelt poolt on meil vaja hakata siis selles elus oma tõusumärki teadvustama ja teiseks luua see nagu sellisesse teadvustatud vormi. Ehk see tõusumärgi osa, kui me hakkame seda teadvustama, saab sellise uue kuju. Ja see, milliseks ta siis muutub või vähemalt mis on meil hingena plaanis, siis seda hakkab kirjeldama meie sünnikaardis juba meie MC, mis on siis 10. astroloogilise maja tipp, kuid sellesse nüanssi me praegu selles videos ja järgmistes videotes ei lähe, et seda ma plaanin avada tulevikus.
siis ehk siis me hakkame liikuma oma täiesti teadvustamata kohast sellisesse teadvustatud kohta ehk teadvustamata tõusumärgilt teadvustatud tõusumärgini. Ja seega ei ole isegi õige rääkida sellest, et me areneme ja kasvame, kuigi nii võib ka öelda, aga sisuliselt toimub hoopiski meie lahtipakkimine ehk me hakkame lahti harutama lihtsalt iseenda hinge päris olemust. Ja väga oluline nüanss selle juures on see, et me ei tee seda lahtipakkimist vabatahtlikult, mitte mingil juhul. Me hakkame seda tegema sunniviisiliselt ja see hakkab toimuma siis just sellisel kujul, et sinu ellu tulevad sellised keerulised olukorrad, raputavad sündmused, mis sunnivad meid iseendasse hakkama vaatama ehk et otsima seda, aga kes ma siis päriselt olen ja mida ma siis ikkagi päriselt tahan. Ja mis on veel huvitav kõige selle asja juures, on see, et inimesel on piisavalt jõudu, et seista vastu sellele lahtipakkimisele. Ehk et seista vastu sellele nii-öelda oma olemuse, päris olemuse teadvustamisele. Ja me saame sellele vastu seista oma selles kehastuses väga pikalt, kuid mitte lõplikult. Niisiis ma hakkan oma järgmistes videotes avama kõiki erinevaid 12 tõusumärki ja kui sa tunned, et sa vajad abi enda tõusumärgi kindlaks tegemisel, siis sa võid julgelt panna siia video alla kommentaaridesse enda sünnipäeva, kuu, aasta, kindlasti sünnikellaaja ja sünnikoha ja ma kirjutan sulle, mis on sinu tõusumärgi sodiaagimärk. Seega püsi lainel ja näeme juba järgmises videos.